olukord on nüüd sedapsi, et see angaar ongi kohe varsti täis, no põhimõtteliselt ongi juba täis. Ma ei tea, kas ma olen seda rääkinud, aga kuna see sõda oli, vaata, kuna siiamaani vist on mingi sõda ja see kütuse probleem, vaata, siis see tähendab seda, vaata, ma tagurdan ära. Peeglid on ka sul ju, miks sa peeglid ei vaata? 3,5 tonni on praegult kopaseisi. Muidu neid seemneid viidi ka Kanadasse, aga kuna on see kütuse probleem on ju, siis see tähendab seda, et seda pole mõistlik Kanadasse viia. Sest noh, rahalises mõttes vaata, on nagu totter, vaata, miinusprojekt on ju. Siis see tähendab seda, et need seemneid ei lähe ära kuskile. Ja siis peab korredi siia välja hunniku tegema. See angaar on kohe täis, peaaegu on juba. Oota, ma pean piibule pausi kandma, mis kell on? Kurat. Piibul pausis. See kuhi, see on 100 tonni, ma saadan kohe Remmele saadan sõnumi, 100 tonni. Sama nagu vaata ühes videos me panime sinna alla need. See oli mingi teine video, kui ma siin sellest farmist siin tegin. See õhutus justkui. Siin on samamoodi, siin on see siuke asi, sest noh, see ongi see, et see, mõtle, see asi on täis. Ma arvan, et mitu tonni seal on. Ai kurja, 10 000 tonni äkki või? Ikka on. Ma arvan, et see on, see on väga palju seement. Ma pole põhimõtteliselt nagu võtnud sealt midagi. Loaderi peal olen, siis mul on hea korrat küsimustele ka vastata. Selles on väga tore, et väga paljud on kirjutanud küsimusi, isegi DM-idesse on kirjutatud küsimusi. See on nagu väga tore on kuulda, et sa nagu päriselt tahad ka videot. Muidu ma siin kurat niisama kurat kooserdan ja Clone Cube'is. Väga huvitavad need kasutaja nimed on veel. Mis kanalid ise YouTube'is vahid, mis on lemmikud? Ütlen ausalt, ma ise tegelikult liiga palju, väga harva vaatan YouTube'is midagi, mingid teisi kanaleid nii-öelda. Piibu ja Sandraga olen vahepeal vaadanud, muidugi Ahoi kotkad on ja vahepeal seda Piirojat vaatab ja Randalut ja Drifti poisse vahepeal. Drifti poisse olen vahepeal vaadanud. Aga tegelikult nagu ütlen ausalt, ega mul nagu pigem ei ole aegu mida ma vaba ajaga või noh, kui mul on surnuks löömisaeg ja siis veel, et scrollin TikToki, eks ole, ja mängin Farming Simulatorit. See on korradi hea mänge. Ega väga muud ei teegi. Ära karda, tule. Ja ma tegelikult nagu teisi YouTube'i kanaleid nagu pigem ei vaata. Muidugi
Formel 1 vaata, seda ma jälgin. See on muidugi jama nüüd, et Formelis on see, kõik need sõidud on seal Euroopa poole peal nüüd. Mul on jõle halb, muidugi selles suhtes on hea, et nüüd juunis lähme öövahetusse, siis ma saan öösel vaadata, sest muidu mul on siin, et kui Euroopas on see F1, siis mul on öö siin. No nii jõhker fänn ma ei ole, et ma öösel hakkaks Formeli pärast üles tõusma mingi kell 3 öösel. Nii jõhker fänn ma ei ole, aga kui on siin õige aeg, siis ma hea meelega vaataks. Obje juht Objele saatis sõnumi, et väga hea, et sott on siin, pane sott veel. Väga hea, panen sotti veel. Seda küsis ka, et look up and live, vaata, keegi küsis. Miks siuke asi on? No siin Austraalia on see safety. Igal pool on mingi safety. Heaoluriik, eks ole, siis siin ongi see, et see on tõenäoliselt sellepärast, et elektrilma ise polnud seda tähele pannud. Ja nüüd, kui keegi kommenteeris, siis ma panin tähele seda. Aga kui sa loaderiga sõidad elektriliinile pihta, no siis võib-olla oled sa väärt seda surakat. Väljaetus. Šeški papa. Ütle, minu väljakutsed on kõigil parem vaadata. Räägi vahepeal elutarkust. Elutark, puusalt elutarkust öelda. Niimoodi ma kuradi sõnus ei oska öelda. Vaat, võib-olla elutarkus. Julge öelda, et sa ei oska. Et sa ei tea. Minul on küll see julgus tulnud, et öelda lihtsalt, pole ma ei tea. Päris ei tea. See on ka tegelikult julgus. Et öelda, et no sorry, ma ei tea, ma ei tea ka kõike. Aga vaat kõike ei ole vaja teada ka. Seda mina olen küll õppinud, et kõike kurat ei ole vaja sul teada. Tee enda asja, ei saa lähe. Sest ma tean, et ma kunagi olin see, et mul oli tahtsin kõik asju tahtsin teada. Isegi siukseid asju, mida mul ei ole vaja teada. Mul ei vaja teada kõike. Tegelikult ei ole vaja teada kõike. Sul on vaja teada ainult seda informatsiooni, millest sul kasu on. Sul ei ole kõigest informatsioonist kasu. Ega pea see prõi kästi jälle, näete. Kummal pool mul on see. Näete, mul isegi tatoveering siin, vaata. Take out the trash, vii prügi välja, vaata. Sul ei ole vaja kõik asju teada. Tegele enda asjadega. Siis siin on, vahepeal on siuke toone, et mida see sinu nina torgib. Mine, tee enda asju. Op! Järgmised 100 tonni on pandud. Ja selles suhtes, et kui siin vaadata, siis siuke tunne, nagu poleks midagi võtnud. Fuuli, et siin on... näe, vaata. Katuse tegin lahti. Nüüd voolab sealt siia. Kuradi, see on ikka väga täis siin. Täitsa kuradi laene. Läks vaataks teiselt poolt pealt. Sest siin on, isegi lindudel pole ruumi siin lennata. See on täitsa kurat. Ja vaatame teiselt poolt ka. Ega siia poole ka väga enam ei mahu raisk. Ega siin on jah, siin mitu sammu on. 1, 2, 3, 4 sammu. Päevaks on meil ruumi, aga rohkem küll ruumi ei ole, ma arvan. Mis tööd teeb Sandra? Kuna toas on nii suur lärm, siis Sandra juttu kaamerasse kahjuks peale ei jäänud. Sandral on siis 2 ametit. Üks nendest on koristaja. Kuna Shotton on väga tuleohtlik ja liikuvaid osi seal tehases on väga palju, mis võivad põlema minna, siis Sandra ülesanne on Shottonit sees koristada.
teise ameti nimi on Books and Bags. See on siis viimane koht tehases, kus kokku pressitud puhas soton läheb kotti ja kuhu läheb triipkood peale. Kotid lähevad klambritega kinni ja praegu Sandra paneb uued klambrid masinasse. Igast ruudukesest tuleb üks väike osa sotonit, millele Sandra paneb kleepsu peale, et millisest ruudukesest see soton on ja paneb kotti, mis omakorda läheb hiljem edasi kvaliteedikontrolli. Okei, co perspektywy. No. Siin Džinnis on kõik väga automaatne. Masinad teevad suurema töö kõik ise ära. Sandra peab lihtsalt vaatama, et kõik oleks vinks-vonks. Jah. Käärad päris ilus hunnike. Vähige. Kõrgemaks ei saagi raisk. Mina on Raul. Tuli läheb kohe kustu. Sain teada, et siin selles katusaluses on 5000 tonni. 5000 tonni mahub siia. Ja välja siia tuleb ka 5000 tonni. Praegu on 200. Et sealt enam siia ei voola. Siis paneb lihtsalt sinna välja jälle. Ma arvan, siin hakkab enam-vähem niimoodi olema. Aga peremees mulle ütles, et pane mõlemale küljele veel 25 tonni. Ja siis ta homme mingi asjaga, mingi telihändleriga või millegiga lükkab selle nii-öelda kõrgemale ja siis saab jälle panna. Hommikul panime Lauraga siin need koti siia peale. Et see, mida see teeb, see ongi see, et see imeb seda õhku, et ta kuivatab seda seemet. Aga kui kotti peal ei ole, siis see tõmbab selle seemne siia auku ja ma arvan, et see läheb siukse kuradi hooga tuleb sealt välja,
et ma pikemaks ei saa seda kuhja enam teha. Aga ma saan teha laiemaks. Sest siin on jah siuke süsteem, vaata, mis imab seda õhku sealt ja siit sülitab välja. Augud on sees, siis see seeme läheb siit kuradi siukse hooga lendu, et ise ka ei usu. Aga panen mõlemale poole, panen 25 juurde ja ongi kodine matka. Ja kile läheb kuradi pressirreisk, kuradi must töö ja nahavärv on kurat valge mulle. Ja sa siin olen, publijaid. Purupup, purupup, purupup. Turu sisse. Turu. Pam, 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 pam. Ja siuksed lindid on tegelikult mõne rekka sees ka. Siin on nagu 2 liigub ühtepidi, 1 liigub teistpidi. Põnev värk. Siis teema. Aga kus see kuradi peremees nüüd on? Peremees tuleb. Siit lähevad pallid sisse. See on kõige rohkem perses töö, mis üldse siin Sotnoris on vist siin Džennis. Sa mõtle öösel, külm on siin kurat. Must töö, räpane. Tüüpe, mene tuppa. Vaata eile tegin niimoodi tühjaks, et hakkas siia ette jälle tulema seda seemet, eks ole. Täna on jälle verses. Läheb sinna taha poole juba. Küsisin Perremäe käest. Ta ütles, et umbes 500 tonni keskmiselt tuleb päevas seda seemet. See auk on, siit august ei tule mitte. Ei tule midagi. Praegu ongi suhteliselt kiire. Seal taga väga palju ruumi ei ole. Peremees, mina teen selle nii kõrgiks, kui ma saan. See on raisk, mis kuradi jorda sellel on. See on küll vardu, see on raisk, mis asi see on. See asi see on. Sellega siis hakkab lükkama, jah. Päris haige mõelda, et tegelikult umbes sihuke hunnik tuleb siin iga päev. See on umbes 500 tonni. 500 tonni on siin umbes. Ja sihuke hunnik tuleb iga jumala päev. Haige värk. Jorda ikka raisk. Niimoodi, jälle 100. 520 tonni olen täna toonud siia. Noh, kell on, ma arvan, et 700 tonni saab 12 tunni jooksul tuua küll.
no järjest panna, siis ma teeks 1000 tonni ka, aga kurat, smokot ka vaja vahepeal teha ja lõunat ka vahepeal vaja teha ja vaata, ma teen platsi puhtaks ka siin. Noh, palju kurat ööga tuli siis. No põhimõtteliselt no praegu voolab veel siia väga hea. Eile ma võtsin mingi 5 sotti võtsin ära, 500 tonni. Vaata, minu see tööpositsioon on siis see, et ma olen 2 päeva peaks olema loaderi peal, 2 päeva selle forga peal ja 2 päeva peaks olema nii-öelda spare. See vennas, keda ma peaks loaderi peale asendama, ta on korriti kohalik siin. Nagu luhtikusti kooserdab siin kogu aeg igal pool ringi ja siis see väljaku perremees ka ta ei taha teda siia. Et ma pean Piibule pausi andma, aga nagu tegelikult see töö, mida ma praegu teen, tegelikult peaks tegema see vend, kes nii-öelda loaderi peale. Aga ta on siuke... No ma juba tean, et ma olen temast parem. Ma olen 6 aeg olnud sinna. Miks ma valisin sellise üksluise töö? No tegelikult, nagu, olgem ausad, liiga üksluine mul nagu ei ole ka nüüd. Nagu sa siin videotest aru oled saanud, siis mul on, justkui on üksluine, aga samas ei ole ka korrat tegelikult. Piibul on üksluine, see, et ta teeb ainult seda forkat justkui. Mul on niisugune enam-vähem, miks ma valisin? Väga muud võimalust ei olnud. Ei no siin tegelikult on see, et vaata mõeldakse, et ma tulen siia Austraaliasse ja tööd tegema ja raha teenima. Tegelikult ikka ei ole päris nii ka. Et kui sul endal nii-öelda nagu tutvus ei ole, siis seda tööd leida, sellist head tööd, kus sa saad kogu aeg tunde ja saad raha teenida, kui sa tahad nagu raha teenida. Ega nagu liiga palju nagu neid võimalusi nagu enam ei ole, kui sul tutvus ei ole. Siin see manager ütles, et tal tuleb päevas mingi, noh siis kui see Cottoni see hooaeg algas, see džinni hooaeg siin, ta ütles, et ta tuli päevas mingi 100 e-mailida päevas. Et inimesed tahtsid tööle tulla. Et selles mõttes siin on nagu hiilgeaeg on läbi saanud vist või? Aga noh, kui sul resumees juba on see, sa kuskil töötanud ja sul on nagu mingid ongi mingi forkaload või asjad, siis võetakse sind parema meelega, aga pigem võetakse ikkagi neid inimesi tagasi, kes on juba olnud, loogiline ka, neid, kes tulevad nii-öelda nagu tutvuste kaudu. Ehk siis lihtsalt siin, et sa kirjutad e-maile, et tööpakkumise, nagu arvad, see väga kuradi ei pea vett siin enam. Ja siis ongi see, et kui ma olen näinud ja kuulnud teiste pealt, et kui keeruline on tegelikult tööd saada ja kui ma siin teen seda seemet ma hea meelega teen seda seemet, kui see, et ma näpiks tegelikult ei ole tööl viga midagi. Siis näiteks eile ma vaata tagurdasin siia ja siis läksin siit otse. Täna ma kurat tagurdan seal putka ees, vaata. Teeb midagi teistsugust. Ei ole nii üksluine. Ma ei tea, kas sa nüüd selles videos või eelmises videos nägid, mida Sander teeb. No Sander on ka 2 tööd. Semnerekka tuleb. Paneme semnerekka täis. Kõrdi vana sitt, aeglane.
Can you go a little bit forward? Yeah, that's good. Mine kinni! Nii, hopper tühi. Ma kirjutan Pärnmäele kogu aeg, kui sott on jälle täis. Siis good man. Noh, nüüd on 1000 tonni seal. Ja ma vaatan, et ma tegin... Praegu ma mõtlesin, et ma teen niimoodi kuradi kiirelt. Ja ma tegin... Põhimõtteliselt poole tunniga saab 100 tonni panna siia. Sest siin on tegelikult on Põstra Evešiolo vajab teha. Põstra Evešiolo, kes siis ei tea, on kiiresti ja tublisti vene keeles. Põstra Evešiolo on vaja teha, sellepärast, et kohe vihmutit sadama ja siis seal on kate juba valmis pandud. Kurat. Seal on kate ja siis kui vihmutit hakkab sadama, siis pannakse kate peale, sest sellele seemnele vihm selgelt ei meeldi. Kui tuleb torm tuleb, 30 milli tuleb maha vist. Ma ei tea, kas täna hakkab sadama, aga homme või ülehomme hakkab kindlasti sadama. Ja sellepärast ongi sellega praegu väga kiire. No kurat, saada pilt ära, noh. Ma olen nüüd JCB-ga ja no kurat, sellega on ikka väga-väga palju mugavam neid palle maha võtta. Sest siin on see, et siin kui sa paned käigu sisse, siis ta hakkab ise sõitma. Et sa ei pea seda pedaali vajutama, et ta liiguks. Ja nagu väga-väga palju kiirem on sellega. Ees ma näen ka seda forkat, sest muidu sellega teeb peremees, siis kui me kahekesi oleme. No ma saan nüüd väga hästi aru, miks ta sellega teeb. Väga palju mugavam. Aga Komatsul on vist jõudu rohkem. Komatsu peaks olema raskem. Komatsul on muidugi see hea, et kui sa võtad jala pedaali pealt ära, siis ta jääb ise seisma. Siin ta ei jää, siin peab pidurit vajutama. Algus oli natuke harjumatu, aga noh. Harju ära raisk. Krigised jah. Oli Niku Puke. Mis Niku Puke. Kurat, selgi küll. Jah. Kaua ma seda tegin? 05 oli seal, siis siia veel. 15 minutit, ei sellega läheb ikka väga-väga palju kiiremini. Kurat, ma mõtlesin, et võiks kõik, kes JCB-ga mis nad sõidab, mis nad kuradi nii kiired on. Vaat, hea masin. Astarrožna järgega. Ja kes ei tea, mida tähendab Astarrožna tähendab vene keeles. Eesti keeles. Ettevaatus.
Hasta Rusna.